Jeffrey Sachs Iraani sõjast. Iisraeli kontroll Ameerika Ühendriikide üle on tänaseks täielik. Intervjuus Norra politoloogi Glenn Deaseniga räägib professor Jeffrey Sachs, kuidas Ühendriikide kallaletung Iraanile on osutunud võimalikuks tänu asjaolule, et Ameerika Ühendriikide valitsus on tänaseks täielikult Iisraeli kontrolli all ning kuidas käimasoleva sõja eesmärgiks on tagada Iisraeli regionaalne ning Ühendriikide globaalne ülemvõim. Saksi hinnangul näitab tõsiasi, et Euroopa on mõistnud hukka mitte Ühendriigid ja Iisraeli, vaid Iraani, Euroopa riikide moraalset kahepalgelisust ning täielikku allutatust Washingtoni diktaadile. Glenn Deasen. Täna vestleme professor Jeffrey Sachsiga, et arutada Iraani vastu alustatud sõda. CNN-i vahendusel kuulsime, kuidas kõigest mõned tunnid enne Iraani vastaste rünnakute algust olid pooled jõudmas diplomaatilise lahenduseni, ent USA ning Iisrael alustasid rünnakut sellest hoolimata, millele Iraan on vastanud omapoolsete vastulöökidega USA ja Iisraeli sõjaväebaaside vastu kogu Lähis-Ida regioonis. Hetkeseisuga oleme kuulnud raportitest Iraani vastulöökidest sihtmärkide pihta Bahreinis, Kataris, Kuveidis, Araabia Ühendemiraatides, Jordaanias, Iraagis ning mõningate teadete kohaselt ka Saudi Araabias. Lisaks mõistagi vasturünnakud Iisraeli enese pihta. Minu küsimus teile ongi, kuidas hindate hetkel aset leidvaid sündmusi? Jeffrey Sachs. Selle sõja eesmärk on enesestmõistetavalt juba 30 aastat Iisraeli unistuseks olnud režiimivahetuse läbiviimine Iraanis. Tänaseks on Iisrael omandanud erinevate mehhanismide kaudu täieliku kontrolli Ühendriikide valitsuse üle, mis on Iisraeli kannupoisina päästnud valla terve rea sellele meelepäraseid sõdu Liibüas, Iraagis, Somaalias, Jeemenis, Süürias, Liibanonis ning mõistagi võimaldanud Iisraeli rünnakuid Gazas. Ent Iraan on olnud Iisraeli poolt hävitamisel mõeldud riikide seas alati sihtmärgiks number 1. Nende sõdade ainsaks eesmärgiks on kehtestada Iisraeli ülemvõim kogu regioonis, mis sillutaks teed Suur-Iisraeli rajamisele. Iisraeli ülemvõimu kehtestamise programmi peamisteks elementideks on tuumarelvade monopoli omamine Lähis-Ida regioonis, kombineerituna Ühendriikide tingimusteta sõjalise toega, Hiina ja Venemaa mõju likvideerimisega ning kogu Araabia maailma allutamisega. Selline näeb välja geopoliitiline kiirvaade asjade plaanitud seisule. Ühendriikide jaoks kujutavad Lähis-Idas vallapäästetud sõjad aga ülemaailmse hegemoonia kehtestamise ühte elementi. Mõistagi ei piirdu Ühendriigid oma vallutussõdades üksnes Lähis-Ida regiooniga, kehtestades kontrolli ka Lääne-Borgera riikidele nagu Venezuela ning Kuuba. Alles eile mainis president Trump, kuidas Ühendriikidel on plaanis Kuubale teha pakkumine, millest ei ole võimalik keelduda. Mis puudutab Euroopat, siis Euroopa riigid on tänaseks juba niigi Ameerika täieliku kontrolli all. Väga lühidalt kokkuvõetuna kujutavad need vallapäästetud sõjad Ühendriikide kava säilitada multipolaarseks muutuvas maailmas iga hinnaga oma dominants. Mõistagi on ootuspärane, et selline alasti vägivald, teiste rahvaste saatuse suhtes üles näidatav täielik hoolimatus, massiivne valetamine ning eksitamine saab lõppeda üksnes katastroofiga ning ma olen kindel, et ka käesolev avantüür saab omama kohutavaid tagajärgi. Tänaseks on selge, et Ühendriigid on minetanud oma põhiseadusliku korra, mis on nüüdseks asendunud väikese Trumpi ümber koondunud pandega. See on ilmne, kuna sellel sõjal puudub nii Ühendriikide kongressi heakskiit kui mis tahes juriidiline põhistatus. Olukord on selline, et Iisrael ise on polariseerunud punktini, kus kogu riik on kodusõja piirimail. Iraani vastasele sõjale mitte vastupanu osutavad Araabia riikide režiimid on elanikkonna seas kaotanud oma legitiimsuse ning Euroopa riikide valitsused on sedavõrd põlatud oma kodanikkonna seas, et omavad vaid 10–20% ulatuvaid toetuse näitajaid. Ühendriikide ja Iisraeli poolt vallapäästetud sõda
võib omalt poolt alustada sündmuste kaskaadi, mis kogu valitseva režiimi koost lammutab. Sõja õigustuseks toodud väited, nagu kujutanuks Iraan endast mingisugust ohtu, on alasti valed. Vahetult enne sõda käimasolevaid läbirääkimisi kureerinud Omaani esindajad märkisid, et läbirääkimised kulgesid konstruktiivselt. Tegelikkuses oli kogu lepete pakett välja töötatud juba 10 aastat tagasi. Selge on see, et Ühendriikide ja Iisraeli poolt teostatud kallaletungil ei olnud mitte midagi pistmist väidetava tuumarelvade väljatöötamisega Iraani poolt. See on sõda, mis päästeti valla Iisraeli regionaalse ning USA globaalse ülemvõimu kehtestamise nimel. Glenn Diesen. Ma eeldan, et te kuulasite Trumpi kõnet, milles ta õigustas sõda Iraani vastu ning märkasite, kuidas see haakub ideaalselt Marco Rubio poolt hiljuti peetud kõnega, kus USA välisminister lausus otseselt välja plaani panna kogu maailmas maksma lääne otsene ülemvõim. Jeffrey Sachs. See meenutab mulle kuulsat stseeni filmiklassikast Võluroosist, kus võimsa võluri tegelik olemus paljastatakse, kui kardina tagant tuleb välja väike kõhetu mehike, kes edastab megafoni kaudu hüpnootilisi sõnumeid. Sellel on paralleelid Ameerika propaganda reaalsusega tänapäeval. Selle visiir on tänaseks samuti täielikult rebenenud ning sellel ei ole enam mingit mõjusust ega selle järgi ka vajadust. Kuid miks ma seda ütlen? Kõigest eelmine kuu tunnistas Ühendriikide rahandusminister avalikult, kuidas Ühendriikide poliitika eesmärgiks oli purustada Iraani majandus, et tuua meeleheitel rahvas tänavatele märatsema. See oli poliitika, mida laiendati samm-sammu haaval üha nahaalsemalt pärast seda, kui president Trump andis möödunud aasta märtsis rahandusministeeriumile ülesande kruvida Iraani vastane majandussõda täistuuride peale, eesmärgiga kukutada kokku Iraani rahvusvaluuta. Rahandusministri sõnul olid survemeetodid detsembriks saavutanud soovitud tulemused ning Iraani pangad hakkasid kokku kukkuma, põhjustades muuhulgas turgudel dollarite defitsiidi. Iraanlased kannatasid kõvasti ning tulidki tänavatele. Ent Iraani meeleavaldused ei kujutanud endast proteste režiimi vastu, vaid Ühendriikidest koordineeritud režiimivahetuse operatsiooni. See kõik on nii läbinähtav, et muuta USA propagandasõnumid täiesti naeruväärseteks. Ent Trumpi administratsiooni ei huvitagi, et nende poolt välja käidud propaganda on muutunud täiesti absurdseks. See ei peagi olema usutav ning see eksisteerib üksnes formaalselt selleks, et eksisteeriks mingi ametlik narratiiv. Muidugi ei kujutanud Iraan endast mingisugust ohtu, ent sellegipoolest käivitati programm selle riigi majandus hävitada. Ühendriikide teguviisi täielik jultumus on osaliselt seletatav Trumpi megalomaania ning psühholoogilise ebastabiilsusega. Ent selle kõige käitavaks jõuks on siiski Ühendriikide võimumasina imperatiiv suruda maailm oma võimu alla. See on tänaseks sedavõrd läbinähtav, et seda ei ole enam võimalik ühegi valega maskeerida. Iisraelile antakse ülemvõim kogu Lähis-Ida üle, nagu seda tunnistas ka Ühendriikide suursaadik Mike Huckabee, kes esindab umbes 20% Ameerika elanikkonnast moodustavat fanaatilist kristlike sionistide sekti. Need on inimesed, kes tõsimeeli usuvad, et Iisraelile on Jumala enda poolt antud õigus vallutada see regioon oma valitsuse alla. Mis on kõnekas, on asjaolu, et Huckabee sõgedale väljalausumisele ei ole järgnenud mitte mingisugust negatiivset reaktsiooni. Vastupidi, Valge Maja hinnangul teeb mees oma tööd kiiduavalduste vääriliselt. Sündmuste taustal kujutab araablaste maailm endast aga nukrat vaatepilti. Araabia rahvad on olnud võõrvõimude kontrolli all juba 500 aastat alates ottomanide võimu kehtestamisest 16. sajandi alguses. Pärast ottomanide ülemvõimu langemist oli kord brittide käes araablaste üle valitseda ning tänaseks on Araabia maailm allutatud Iisraeli ja Ameerika ülemvõimu alla. Terve Lähis-Ida on Ühendriikide sõjaväebaase otsast otsani täis, mistõttu araablased on täna faktiliselt okupeeritud rahvas, kellel puudub julgus oma õiguste eest välja astuda, olles oma saatuse osas suuresti resigneerunud. Glenn Diesen. Millised saavad teie hinnangul olema selle sõja kaugemale ulatuvad mõjud?
eriti pidades silmas USA suursaadiku poolt välja käidud mõtet, et Iisraelil on õigus soovi korral allutada enda kontrolli alla pool kogu Lähis-Ida regioonist. Jeffrey Sachs. Ühendriikide maailmavalitsemise ambitsioonid on mõeldud paratamatult läbi kukkuma, kuna 4% maailma elanikkonnast omav riik ei saa valitseda ülejäänud 96% inimkonna üle. Sama saatus tabas ka Briti impeeriumit 19. sajandi lõpul. Lugesin alles hiljuti Joseph Chamberlaini poolt, kes oli toona Ühendkuningriigi koloniaaladministratsiooni juht, 1897. aastal peetud kõnet, kus Briti esiimperialist väitis, et Ühendkuningriigi ettemääratud saatuseks on valitseda maailma ning see on maailmavalitsus, millel tema ei näe tulevat lõppu. 50 aastat hiljem oli Briti impeerium aga lakanud olemast. Sama saatus ootab kahtlemata ees ka Ühendriikide globaalset impeeriumi. Kõik see, mida me hetkel näeme, ei ole tegelikkuses mitte jõuline kontrolli kehtestamine maailma rahvaste üle, vaid üksnes ülima arrogantsi väljendus. Ent vaatamata sellele kätkeb käima lükatud masinavärk endas potentsiaali toimida maailmasõja puhkemise katalüsaatorina. Jumal hoidku meid, kui globaalseks eskaleeruv konfrontatsioon peaks ületama tuumakümnise, mis on võimeline lõpetama inimkonna eksistentsi. On neid, kes käsitlevad hetkel maailmas aset leidvaid sõdu juba käimasoleva 3. maailmasõjana, kuna need on kõik sõjad, mille ühisnimetajaks on Ameerika Ühendriigid, mis need sütitas ning mis on kõikides nendes sõdades kas otseseks või kaudseks osapooleks. Vaatamata nende sõdade vallapäästmisele, mis maailma hetkel laastavad, ei piisa ometi sellest, et säilitada Ühendriikide globaalne ülemvõim, kuna Washingtonil puudub selleks vajaminev sõjaline ja tehnoloogiline ülekaal. Samuti ei ole enamus maailma rahvaid nõus Ühendriikide ülemvõimule vabatahtlikult alluma. Glenn Diesen. Milline on teie hinnang Ühendriikide liitlaste reaktsioonile pärast seda, kui Washington Iraanile kallale otsustas tungida? Kas polnud mitte sedasi, et alles väga hiljuti tunnistas Kanada peaminister Mark Carney avalikult, et kogu lääne esile tõstetav reeglitepõhine maailmakord on olnud tegelikkuses kogu aeg pelk väljamõeldis? Kas Kanada peaminister mitte ei kritiseerinud kogu selle süsteemi silmakirjalikkust ning seda, kuidas reeglitepõhise maailmakorra reegleid kohaldatakse valikuliselt ühtede riikide suhtes, ignoreerides nende olemasolu täielikult teiste puhul? Ning nüüd on Kanada täielikult toetamas kallaletungi Iraanile. Samuti ei ole me Euroopa Liidult pärast Ameerika ja Iisraeli poolset agressioonisõja vallandamist kuulnud mitte ühtegi protestinooti Washingtoni suunal. Kuidas teie seda kõike tõlgendaksite? Jeffrey Sachs. Ka mina ei ole kuulnud Euroopast mitte ühtegi kriitilist nooti Ühendriikide suunas. Kaja Kallase käitumine on tänaseks paljastanud Euroopa Liidu toimivat sisuliselt fašistliku mustri järgi. Eurooplased räägivad vallandunud sõjataustal hukkamõistvat agressioonist, tehes seda viisil, nagu hoopis Iraan oleks ründaja ja mitte rünnatu positsioonil. Mis Kanada peaministrisse puutub, siis olen hetkeseisuga lugenud vaid ühte avaldust, mis oli šokeerivalt mannetu. Nii Kanada kui Austraalia on avaldanud oma toetust Ühendriikide agressioonile. Kui me liidame ühte Euroopa, Põhja-Ameerika ning Austraalia populatsioonid, saame kokku umbes 12,5% maailma elanikkonnast, mille valitsused on seda sõda toetamas. Kuna läänemaailm domineerib maailma inglisekeelset meediaruumi, siis see loob mõistagi moonutatud pildi maailma arvamusest selle kallaletungi suhtes. Ent see on vaatamata sellele ometi šokeeriv. Ameeriklaste jaoks ei kujuta Euroopa tänapäeval enam midagi enamat kui Ursula von der Leyeni ja Kaja Kallase kaliibriga isikute poolt juhitud satraapide kogumit, kes ei vääri enam tähelepanu, kuna nad ei kujuta endast enamat kui USA globaalsete huvide käpikutest kõneisikuid. Kuigi Kanada näitas seoses peaminister Carney poolt tehtud kõnedega sähvatust suvereniteedi taotlusest, on see üürike ning tänaseks kustunud.
Austraalia ja inglisekeelne maailm laiemalt ei paku siinkohal mingisuguseid üllatusi, kuna need on riigid, mis on täielikult sionistide kontrolli all. Me räägime valitsusaparaatidest, mis on Iisraelis šantaaži ja altkäemaksude kaudu ära ostetud. Need on riigid, mille valitsuskommunikatsioonid kasutavad Pegasust ja analoogseid Iisraeli kontrollitud süsteeme. Samuti ei saa mainimata jätta sõjatööstuskompleksi huvisid, milles Iisraelil on taas kord prominentne positsioon. Mis puudutab Iisraeli kontrolli Ameerika Ühendriikide sisepoliitika üle, siis juhin tähelepanu ühele huvitavale asjaolule. President Trumpi poolt kongressi ees antud kõne olukorrast Ameerikas pälvis tervelt kuulajaskonnalt vaid ühe püstijalu ovatsiooni. Ning see oli see osa kõnest, kus Trump rääkis pikalt sellest, millist kurjuse pesa Iraan endast kujutab. Terve Ameerika Ühendriikide kongress on omatud ja kontrollitud täielikult sionistliku lobi poolt. Tegemist ei ole liialduse, vaid objektiivse fakti konstanteeringuga, mida iga Ühendriikide kongressi liige teab vägagi hästi. Niipea, kui mis tahes Ameerika Ühendriikide rahvasaadik peaks irduma sionistliku lobi nõudmistest, ootavad teda karmid karistused. Helded valimistoetused asenduvad hetkega põlu alla sattumisega. Kogu süsteemi jooksutab aga Iisraeli luureteenistus, käsikäes CIA ning sõjatööstuskontsernidega. Ehk teisisõnu, Ameerika Ühendriigid ei kujuta endast demokraatiat. Meid valitseb Iisraeli kontrollitud masinavärk, mis töötab käsikäes sõjatööstuskompleksiga ning see ongi põhjuseks, miks oleme käesolevate sündmuste tunnistajaks. Adrian Bachmanni kommentaar. Ameerika ühe kuulsaima elava majandusteadlase konstanteering Ühendriikide valitsuse täielikust allutatusest Iisraeli diktaadile on miskit, mida on tänaseks samaväärselt keeruline ümber lükata, kui seda on võimalik kirjutada antisemitismi loosungi alla. Teadupärast on professor Sachs ise juudi soost ning omab erakordselt detailset ülevaadet nii Ameerika Ühendriikide, Iisraeli kui Lähis-Ida poliitilistest realiteetidest. Iraani vastaste rünnakute lõplikud tagajärjed on kiiresti muutuva olustiku taustal raskesti ennustatavad. Sellest hoolimata on tõenäoline, et kallaletung Iraanile, milles Iisraeli tahe Iraani rünnata, triumfeeris kogu maailma silme all 75% Ameerika kodanike poliitilise tahte üle sõjast hoiduda, saab olema kaugelt suurema mõjuga ameeriklaste poliitilis-kultuurilisele teadlikkusele, kui Iraagi ründamine seda oli. Kogu oma poliitilise kapitali, suuresti USA agressioonisõdade lõpetamise lubadusele ehitanud Donald Trumpi moraalne pankrott on oma presidentuuri esimese aasta lõpuks saanud tõsiasjaks. Ameerika patrioodid, kellel oli küllalt oma riigi kasutamisest sionistlik-globalistliku hegemoonia kehtestamise instrumendina, on saanud kõigeks aastaga tunnistajaks, kuidas nende poliitiline lunastaja Washingtonis jätkuvalt tegelikku võimu omava seltskonna surve all nii oma valijad kui lubadused reetis. Kõikide sisuliste reformide ning valimislubaduste kokkuvarisemise taustal aset leidnud spektaakel Ameerika suureks tegemise programmi asendumisest Iisraeli suureks tegemise projektiga põhjustab suure tõenäosusega maalihked ameeriklaste kollektiivses teadvuses, muutes tulevatel aastatel Ühendriikide poliitilist maastikku märgatavalt. Ameerika saatuse määrab lähitulevikus Trumpi reeturlikkusega mitte lõppenud, vaid hoopiski alanud lahing, milles poliitilised protsessid on üksnes sügavama, vaimse, moraalse ja kultuurilise sõja epifenomeniks. See on lahing, milles otsustatakse, kas sionistlik, globalistlik, niinimetatud Epsteini klass kinnistab oma kontrolli Ühendriikide üle ammendavalt või ärkab ameeriklaste eneseteadvust tasemele, mis võimaldab neil oma riik tagasi võita. Mitte üksnes nende endi, vaid kogu inimkonna sõdadest, revolutsioonidest, kaosest ja türanniast vabastamise nimel. Makroskoop
saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!